Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tere taas uute podcast episoodi ja täna tuleb üliäge episood, sellepärast, sest mul eile olid võistlused. Minu esimesed võistlused ja ma mõtlesin, et davai, et ma pean kohe järgmisel päeval tegema väikse podcasti episoodi just sel põhjusel, et siis mul on emotsioonid veel värsked ja ma tahan nagu täiega iseenda jaoks neid emotsioone nagu kinni hoida. Ja ma arvan, et ka sinu jaoks palju parem on see, kui ma teen need kohe peale võistlusi, et siis sa saad seda päris nagu tunnetust kätte. Ehk siis täna me räägimegi sellest, et kuidas mul läksid minu esimesed võistlused kulturismis, bodybuildingus, fitnessis, kuidas iganes sa seda nimetada tahad, mis toimusid eile, et kuidas üldse mu päev välja nägi, kuidas see võistlus välja nägi, mis on mu emotsioonid ja mis nüüd edasi saab. Ja ma kirjutasin endale natuke märkmeid ka üles, sellepärast, et teate küll minu aju, et ega mul väga palju neid asju siin hästi meeles ei ole. Nii et ma lasin ChatGPT'l küsida küsimusi ka, et et pane nagu mingid küsimused kirja, et mis võiksid olla huvitavad, sest mul on alati endal nagu nii raske rääkida selles mõttes nagu iseendas, sest ma alati mõtlen, et okei, et aga mis nagu inimesi päriselt nagu huvitaks, on ju. Et ühesõnaga, jah, vaatame, kuhu me täna jõuame. Ja ma loodan, et sulle see episood meeldib. Ma loodan, et sest ma olen nii palju nagu positiivset tagasisidet saanud, et inimesed täiega elavad mulle kaasa. Aitäh sulle selle toetuse eest ja aitäh, kui sa elad mulle kaasa ja ma loodan, et nagu tegelikult ma tean, et ma nagu hästi paljusid nagu inspireerin kogu oma selle distsipliini ja kõige sellega, aga ma loodan, et sa ei saa siit mitte ainult nagu nii-öelda inspiratsiooni, vaid see inspiratsioon aitab ka sinul nagu tegutseda. Sest vaata, me võime igasugu, inimesi on nii, iga inimene on tegelikult omamoodi nagu täiesti äge ja minu jaoks nagu inspireeriv, aga küsimus ongi selles, et okei, et inspireerimine on tore, aga sellest ei ole kasu, kui sa ei hakka nagu päriselt tegutsema. Nii et ma loodan, et sa saad siit episoodist inspiratsiooni, mõtteid ja siis sa päriselt hakkad ka tegutsema. Ja nagu mu kuulus lause ütleb, et kui sulle meeldis see podcasti episood või sa said siit mingit väärtust, mingit kasu, mingit ägedaid nippe, mis iganes või siis inspiratsiooni ja tegutsemist, siis ole hea, jaga seda vähemalt ühe sõbrannaga, et mu sõnum jõuaks kaugemale. See väike liigutus sinu jaoks on nagu hästi suur asi minu jaoks ja teate, see on täiesti nagu ulme, kui palju tagasisidet ma jälle podcasti episoodidele olen saanud, kui palju te olete nagu või kui palju sina oled mind tegelikult aidanud, sest tõesti nagu no matter what, kas me räägime siin lavale minekust või siis sellest, et kuidas mul nagu äriliselt klientidega läheb, see ei oleks ilma sinuta nagu võimalik, et nagu ma ei oleks praegu siin selles kohas, kui ei oleks sind. Ja isegi, kui sa oled vaikne kuulaja, tead, nagu ka see on toetus. Ja isegi, kui sa kirjuta mulle, isegi, kui sa ei jaga, aga see, kui sa kuulad juba, siis see juba toetab mind. Nii et aitäh sulle selle eest. Aga hüppame teemasse. Eile, täna on siis pühapäev, ehk siis eile oli GoFit Cup. Ma ei tea isegi, kus ma käisin. GoFit Cupi karikavõistlused. Oota, ma vaatan, mul on see diplom siin nina ees. GoFit Cup lahtised karikavõistlusest kulturismis ja fitnessis algajatele. Ehk siis see oli algajate võistlus, mis tähendab seda, et seal said siis osaleda võistlejad, kes olid kas ühe või maks 2 korda varem laval käinud. Ja see oligi just see, et nagu
mingil määral mingi nagu tunnetuse kätte saada ja see esimene lavakogemus kätte saada, siis 2 nädala pärast on Eesti karikavõistlused. Ja ka mina ise läksin sinna nagu eelmise treeneriga see võistlus ei olnud planeeritud, aga kuna mul aasta alguses toimus treeneri vahetus, et siis me temaga otsustasime, et me käime seal võistlusel ka ära, lihtsalt, et ongi saada see nagu lavakogemus kätte, vaadata, et kuidas mu keha reageerib, on ju. Et minu jaoks kõige olulisem oligi tegelikult saada lihtsalt korra see kogemus kätte, et kuidas kogu see päev, kuidas ma ise reageerin sellel päeval, kui närvis ma olen, kuidas see päev nagu kulgeb, mis see kõik endast üldse ette kujutab, sest jah, ma olen nagu võistlustel käinud, aga ma olen ainult näinud seda, mis seal lava peal toimub. Aga ma ei ole kogu seda telgitagust ju tegelikult näinud ega nagu eks ikka kuskil mingi Instas ja niimoodi nagu näed ikka, mis seal on, aga see ei ole ikkagi nagu päris see, kui sa ise oled seal keskel ja sa pead kõiki neid asju tegema. Ja samamoodi ma tahtsin ka vaadata, et kuidas mu toetustiim hakkama saab, sest mida aeg edasi, seda suuremad ja minu jaoks olulisemad võistlused tulevad. Ehk siis nagu ilma toetustiimita sa ei saa seal nagu hakkama. Et ka see oli nagu minu jaoks oluline osa, et vaadata, et okei, et kas on seal ka vaja midagi timmida, et mingit tagasisidet anda, midagi paremini teha järgmisel korral. Et see oli see nii-öelda peamine eesmärk sellel võistlusel ja muidugi see nautimine oli ka oluline. Vot, aga mõtlesin, et ma alustan teil võistluse hommikust, aga siis mõtlesin, et ei, ma pean natuke varem nagu alustama, sest kolmapäeval ehk siis 2 päeva põhimõtteliselt 3 päeva enne võistlusi. Mul oli siuke väike nagu mental breakdown, tegelikult täiesti teisel nagu teemal ja põhjusel, et mul lihtsalt kooliga ma sain aru, et ma ei tea üldse, mis mu koolis toimub, kuna ma õpin praegu ülikoolis ka magistris. Et siis ma sain aru, et ma ei tea mitte midagi, mis seal praegu toimub, et see on täiesti tagaplaanile jäänud, mis on täiesti fine, sest ma teadsin, et kevadel ongi mul võistlushooaeg, et see on mul fookus number 1 peale klientide siis. Ja see on okei, aga ikka tahad nagu kõike ju hästi teha, on ju. Ja siis eks ikka ka nagu võistluse pärast ilmselt oli mingi pinge, et kui ma nädal aega enne nagu valmistasin ette kõik kavad nagu mu toetustiimile, et kes mida teeb, mis ajal, kus, mis toimub, on ju, et panin kõik asjad paika, et lihtsalt ongi see, et nii kui mingi küsimus oli mu toetustiimil, ma mõtlesin, sul on see failis kirjas, mine vaata faili, on ju. Et kõik see on ju lihtsalt selle eesmärgiga, et ma nagu ei peaks sel päeval nagu mõtlema, aga samas kui ma neid asju tegin, siis ma nagu, et okei, tundsin natuke siukest ärevust, sest ma ei tea, mis mind nagu ees ootab. Ja ma ju tahan hästi teha ja ma nagu tundsin, et okei, ma tegelikult ei ole veel seal maal, kus võiks olla, aga siis mul oli teisipäeval ülihea poseerimistund Saksamaa poseerimistreeneriga ja see andis mulle täiega enesekindlust juurde, siis kolmapäeval vaatas üks kohtunik mind üle ja see andis täiega enesekindlust juurde, et okei, et tegelikult nagu ma ju oskan, et ei ole seal hullu midagi ja vorm on hea ja see andis nagu täiega seda enesekindlust juurde, siis ma kolmapäeval peale mental breakdowni mõtlesingi, et okei, mida ma stressan nagu. Okei, kool kooliks, las see olla, on ju. Aga võistluste mõttes, et ma ju teen seda sporti sellepärast, sest ma naudin seda, sest mulle meeldib see. Ja ma tahan võistlusi ka nagu nautida, ma ei taha seda pinget, sest nagu ma tean ise, et mida rohkem pinges sa oled, seda rohkem sul halvasti läheb tegelikult, sest sa oled kogu aeg selles stressis, sa oled ärevuses, on ju. Ehk siis ma tegingi kolmapäeva õhtul otsuse, et davai, saab, mis saab, mul jumala poogen, aga ma lihtsalt lähen nautima seda. Ma nagu I just have fun. Ja sõbrannal siin ka vahepeal oli natuke down hetk ja siis mõtlesin, oota laupäeva, nagu we gonna have fun, nagu me teeme mingi siukest pidu seal lihtsalt nagu, ma ei tea, sõidame sinna Pärnusse mega mingi mussiga ja kõik see ja nagu lihtsalt naudime. See on päev nautimiseks. Ja sellise suhtumise ma siis kolmapäeva õhtul otsustasin, et ma võtan ja teate, see nagu täiega, ma arvan, mõjus ülihästi, sest tõesti nagu ma magasin üli hästi, nagu mul oli reaalselt 0 ärevust,
see ongi nii naljakas, saad aru, ma nagu reede vastu laupäeva nagu ma magasin terve öö läbi ja nüüd päev hiljem ma nagu laupäeva vastu pühapäeva ma ärkasin mingi kell 4 ja ma olen nagu täiesti ärkvel. Davai, ma ärkan üles nüüd. Ja mul oli mingi võistlusjärgne ärevus, mitte võistluseelne ärevus, ma ei tea, kust see tuli. Aga ühesõnaga ma nagu ärkasin ülihästi, ma nagu davai, ma sain kõik oma unetunnid kätte, tegin treenerile check-in'i ära, ta pani mulle kirja, et kell 8 see on esimese miili. Ma ärkasin 5:30 on ju, sest ma pidin meigid ja päevatoidud valmis tegema on ju. Ja siis oligi see, et 5:30 läks äratus, tegin kiiresti oma treenerile check-in'i, kaalud, kõik särgid, värgid on ju. Ja siis hakkasingi meiki tegema, võtsin oma, mul on niimoodi, et tavaliselt ma joon seda 2 joogis ehk siis 600 milliliitrit, aga kuna mul võistluspäeval oli nii-öelda limiit, et kella 11-ks võisin maksimaalselt 1 liitri juua ja siis kella 1:30 maksimaalselt 1,5 liitrit, et siis ma jõin nii-öelda oma hommikused joogid 1 joogina, samal ajal tegin meiki, panin endale mingi podcasti tööle, saad aru, see oli nagu täielik nagu zen lihtsalt. Et ma lihtsalt tegin ise, kuna ma otsustasin ise endale meiki teha ja siinkohal thank God, et ma otsustasin ise endale meiki teha. Reaalselt, vabandust, et ma seda ütlen, aga ma soovitan igal võistlejal ise enda meiki teha. Kui sul natukenegi nutikust on. Ma ei tea meikimist mitte midagi. Mul on nüüd mul on 300 € eest meigi asjad ostetud. Ma ei ole mitte kunagi elus nii palju meigi asju nagu omandanud ja ma nagu vau, okei, et isegi mina sain selle meigiga hakkama ja saad aru, ma olen nii tänulik, et ma otsustasin ise meiki teha, sest esiteks oligi see, et mul hommik oli nagu nii chill. Vaata, eks see meikimine ja see iseenda jaoks aja võtmine ongi siuke nagu, see täidab tegelikult mingit seda nagu tassi on ju sul. Et ma nagu täiesti nagu nautisin seda ja mul oli ülipõnev mingi 2 podcasti episoodi kuulasin läbi ja nagu hästi nagu rahulik. Ja ma teadsin, et okei, 2 tundi mul umbes läheb, mega chill. Ma võtsingi nagu varuga aega, et ma teadsin, et okei, rahulikult teen enda tempos. Kui läheb natuke pikemalt, see on ka täiesti fine, sest ma tean, et mul nagu on piisavalt aega selleks. Ja see oli parim otsus, sest tüdruk, kes oli mul kõrval nii-öelda backstage'is, saad aru, tema käis meigis kell 4 hommikul. Ja tal oli valik, kas minna õhtu enne kell 7 või siis kell 4 hommikul. Nad valisid siis kell 4 hommikul. Aga mis te arvate, kui palju see tüdruk siis magas ja kui palju ta nagu päriselt korralikult magas? Ja ta ei olnud ju ainuke. Ehk siis nagu ma ei kujuta ette, kuidas oleks olla seal võistlusel täiesti magamata põhimõtteliselt. Ja ma olin nagu terve päeva nagu nii heas energias ja tundsin 0 ärevust ja ma arvan, et sel magamisel oli nagu väga suur nagu asjaolu, sest ma tean iseennast ka, minu jaoks on magamine A ja O. Ma tunnetan kohe, kui ma ei ole maganud, siis mul kohe kõik ärevus, stress on nagu nii palju kõrgem. Nii et selles mõttes nagu see oli maailma parim otsus ja ma olen nii tänulik. Ma natuke vahepeal mõtlesin, Pekki, et äkki ma ikkagi esimeseks võistluseks broneerin endale nagu selle meigi aja, aga siis ma nagu, et ei, ma lihtsalt ei ole nõus oma unetunde nagu ära andma selle arvelt. Et 5:30 ärgata minu jaoks on väga okei, et praegu ma siin viimasel ajal olen mingi 6:30 ärganud, ehk siis see on nagu minu nagu raamis on ju. Aga kell 4 ärgata ja see tähendab, kell 4 pidid ju kohal olema on ju, meigis, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt mingi kell 2:30 või niimoodi ärkad on ju. Et tõesti, ma ei kujutaks ette nagu seda, et ja ma olen nii tänulik tõesti, et okei, ma juba ütlesin seda 10 korda. Ühesõnaga, kui sa oled võistlema, õpi ise see meigi tegemine ära ja tee ise endale meiki, sest sul on elu lihtsalt nii palju kergem. Sest nagu jah, ma olen 100% kindel, mu meik kindlasti ei olnud perfektne. Ma ise nägin ka, et mul mingi ripsmed ei olnud nagu päris nagu nii nagu peaks on ju. Aga saad aru, esiteks seda üldse ei hinnata nagu tegelikkuses laval. See ei ole hindamiskriteerium, kui sul just mingi täiesti kole nägu ei ole. Et meik peab ikkagi olema, aga see, et ta oleks nüüd perfektne, kedagi ei koti see nagu täiesti 0. Plus teiseks,
nii kaugelt sa niikuinii ei näe, või milline see meik on nagu. Sõbranna mul ka vaatas meigi üle ja siis ütles, okei, siitmaad on okei. Kui ma tulen nagu nii lähedale, siis ma ikka näen, et natuke nagu halvasti on ju. Siis ma nagu, jep, aga keegi mind nagu siit lähedalt nagu, kes nüüd videoga vaatab, näeb, on ju, aga põhimõtteliselt 10 sentimeetri või 15 sentimeetri kaugusel, mitte keegi ei vaata sind. Ehk siis isegi piltidel ka hiljem nagu sa ei pane seda tähele. Nii et nagu minu jaoks see meik ja soeng nagu, soeng ma juba tean, et ma natuke teen järgmisel korral teistmoodi ja paremini, aga meik oli küll nagu top notch meik nagu, mulle väga meeldis. Ühesõnaga, tegin siis hommikul oma meigi, siis ma nagu, davai, nüüd on toiduaeg. Samal ajal tegin oma päevatoidud valmis, kui ma oma hommikusöögi tegin, kõik mingi üli chill. Korra tekkis siuke veits ärevus, siis ma nagu issand, kas ma jõuan kõik oma toidud nagu ette valmistatud. Ja siis ma sõin oma hommikusööki ja siis mul mees mingi kõrval mingi täiesti rääkis mingit, kuna meil auto on praegu remondis, on ju, et kas me lähme Boltiga või Citybiga, on ju, ja siis ta mingi rääkis ja rääkis. Ma nagu, okei, ma tunnen, tema mingi räägib seal mingit oma asja ja mul on praegu stress, kas ma jõuan kõik toidud valmis teha. Ma nagu, okei, ma hästi tunnetan seda, kui mul ärevustase nagu tõuseb, siis ma nagu, okei, kõrvaklapid pähe, minu see muusika tööle ja hingame. Siis ma lihtsalt võtsin see 5 minutit, et korra lihtsalt hingata, et ennast nagu maha rahustada. Siis ma sain aru, et tegelikult mul oli 20 minutit aega veel, et nagu süüa ja oma toidud nagu lõpetada, et tegelikult mul ei olnud ajasurve, aga ma ise tekitasin endale seda. Ehk siis selles mõttes nagu see oli ainuke hetk eilsel päeval, kus ma tundsin ärevust, aga ma suutsin selle nagu õnneks nagu ülihästi nagu maha rahustada. Ja siis mõtlesin ka mehele, et ma ei kuule praegu, mis sa ütled. Ma olen nagu oma maailmas, siis ta jäi vait ja siis ma nagu, okei, väga hea. Thanks sulle. Et ühesõnaga, ja. Et kogu see hommik läks tõesti nagu täpselt nii, nagu ma oleks nagu tahtnud. Hommikul tegin oma venitused, asjad muidugi ka ära, hingamised, kõik see täpselt sama hommik nagu iga hommik põhimõtteliselt. Ja tõesti see energia, millega ma ärkasin, ma nagu davai, nagu this is the day, nagu nii äge, ma nii ootasin. Et selles mõttes oli hästi nagu lahe. Ja siis oligi see, võtsime auto ja läksime sõbrannale järele, võtsime ta peale ja siis algaski trip Pärnusse. Ka kogu see aeg läks ülikiirelt, ülichillilt läks. Nagu, ma ei tea, jällegi rääkisime mingi igast suvalisi asju ja nagu, hästi nagu chill nagu. Siis võistluskohta jõudes, siis nagu natuke, ma ei ütleks, et mul oli nagu ärevus, aga ma olen nagu okei, kas ma jõuan kõik ajaliselt nii, nagu mul nagu kavas paigas on. Siis tegelikult nad alustasid registreerimisega 30 minutit hiljem, kui nii-öelda välja öeldi eelnevalt. Ehk siis ma nagu, et okei, ma pean nagu esimese värvikihi saama enne registreerimist, siis käin registreerimas ära, siis ma pean teise värvikihi saama. Samas ma pean aga treenerile check-in'i ka tegema ja kas ma kõike nagu jõuan, on ju. Siis ma kirjutasin treenerile, et kuule jõu, et registreerimine algab nagu hiljem, et ma ei tea, kas ma jõuan selleks ajaks check-in'i teha. Siis ta nagu, et Savi nagu tee, kuidas sul endal nagu mugavam on, et kas sa käid teisel kihil tännis ära või ei käi, on ju. Ja siis oligi nagu selles mõttes nagu üli nagu chill, üli mugav, et nii kui ma kohale jõudsin, siis oligi see, et panin sain esimese tännikihi kätte, siis sai veel nagu riide selga panna, et peale esimest see on ainult siuke hästi õrnkiht, et siis saab veel nii-öelda need lohvakaid riideid kanda, siis seal natuke ootasime, mis ka ei olnud hullu. Siis oli registreerimine, see läks ka ülisujuvalt. Ma sain teada, et ma ei tea, kas nad mõtlesid seal nagu valesti, aga mina arvasin alati, ma olen 1,61, seal ma olin 1,62, ma nagu davai, ma olen 1 sentimeetri kasvanud, väga äge. Aga see on selles mõttes hea, sest siis see tähendab seda, et ma ka teistel võistlustel lähen suuremasse kategooriasse, mitte see alla 1,61, mis on nagu üli hea, sest wellnessis üldiselt on nagu parem olla nagu suuremas pikkuse kategoorias. Nii et jah, ühesõnaga ja siis leidsime endale koht oli nagu siuke okei, õnneks selles mõttes me ei pidanud üldse pikalt ootama, et reaalselt kogu see päev läks niimoodi tšuh, et ma nagu, mul sõbranna ka küsis vahepeal, et
kuule, miks sa jalad üles ei pane, miks sa ei lama? Siis ma nagu, mul ei ole ühtegi nagu rahulikku hetke olnud, et mul ei ole sellist hetke olnud, kus ma nagu istun ja laman või midagi siukest. Et selles mõttes mulle väga-väga meeldis, et mul ei olnud absoluutselt mingit sellist nagu ootamise hetke. Jah, okei, peale lava mineku hetke ja enne autasustamist oli natuke ootamist, aga teate, see aeg läks nagu nii kiirelt, et ma nagu, ma ei tea, ma ei pannudki tähele seda. Et ma olin mingi, juba autasustamine või, davai, on ju. Et selles mõttes ja ühesõnaga käisin siis teisel tännil ära, tegin treenerile check-in'i, ta ütles all good, teeme täpselt nii nagu peab, on ju. Siis me tegime veel, kuna ma soengu jätsin nagu võistlus nii-öelda paiga jaoks, sest ma tegin need heatless curls ja ma tahtsin neid nagu asju hoida juustes nii pikalt kui saab. Et siis ma tegin need alles võistluspaigal lahti ja siis me seal sättisime mu soengut, sättisime veel meiki, panin kõrvarõngad, sest saad aru nagu, no see pea peab ikka hullu raskust kandma seal võistlustel. Üks asi on need kõrvarõngad, mis on mingi 5-kilosed, on ju. Siis mul olid ju juuksepikendused, mis olid mingi 5-kilosed, on ju. Siis terve pea kannab lihtsalt kogu seda raskust, et ja siis ripsmed ka veel. Thank God, et ma panin ripsmed alles ka võistluspaigal. Probleem oli selles, et miks ma ei pannud kodus, oli see, et mul ei olnud küünekääre siin. Sõbrannad ei küünekäärid, muidu ma oleks neid kodus pannud, aga praegu ma mõtlen jällegi ülihead, ma panin neid alles võistluspaigal, sest vaata, kuna ma panin 2 kihti ripsmeid, siis need olid ka jällegi nagu nii palju raskemad, et nagu ma tundsin nagu õhtul ka ma tundsin, kui nagu silmad on nagu rasked, sest sa lihtsalt hoiad neid topelt ripsmeid seal, on ju. Et selles mõttes jällegi üli nagu juhuslikud läksid need asjad, aga mega hästi, et ongi see, et ripsmed panin koha peal, songsi tegin koha peal, ideaalne nagu meigi vaatasime üle. Et selles mõttes nagu mulle väga-väga meeldis see, sest see nagu, sest kõik see ju väsitab tegelikult ära, on ju, kui sa pead hoidma silmad lahti, on ju. Eriti silmadel, kus sa pead mingi avatud hoidma ja nagu särama, on ju. Et see oli nagu mega äge. Aga põhimõtteliselt sain oma need tännid kätte, check-in tehtud ja ülinaljakas on ikkagi see tännimine, saad aru nagu mul juba mehega, kui ta reseeris mind, ma nagu okei, tegelikult veits ebamugav nagu on ju, et sest ta ju kükitab ja vaatab sind alt ja ülevalt ja nagu kõik see ja üks asi on see, kui ta vaatab sind alt ja ülevalt nagu seksi ajal on ju, aga teine asi on see, et nagu kui ta vaatab sind nagu alt ja ülevalt, samal ajal vaatab, kas sul on kuskil mingi karvakesed veel või ei ole karvakesi on ju. Et siis ma nagu veits oli nagu ebamugav, aga ma olen ka nagu davai, et see on nagu next level nagu suhtes on ju, et mees on sind igalt poolt näinud ja sul raseerinud igalt poolt ja siis mõtlesin mehele ka, et nii, et pead veel paar korda tegema seda. Nii, et ühesõnaga ja siis seal tännil samamoodi, siis ta mingi tagant jalgu vaata, et ei tekiks nagu tuhara juures on vaata, ikka see nagu tuhara nagu vahe on ju, alt siis on ju jala osas. Ja siis ongi mingi see, et nii ja nüüd painuta natuke ette nagu seal politsei või seal USA filmides vanglates vaata see, et ka samamoodi nagu et umbes ja nüüd hinga on ju. Hingamist ma ei pidanud tegema, aga nagu ette kummarduma ja et ta saaks nagu selle vahe ilusti teha ja siis mõtled ka nagu vaesed need tänni inimesed, need peavad ka ikka igasuguseid naisi ja mehi seal nägema nagu. Et see on hästi aga tead, kui on võõras inimene, siis on kuidagi nagu teistmoodi, et siis ei ole nagu midagi hullu. Aga see tänn oli nagu üllatavalt nagu külm, et kui nad selle peale panid, siis oligi hästi süke külm ja siis sa seisad seal niimoodi, jalad ja käed harki ja kuivad ja siis sa keerutad ja mina alati natuke keerutasin, sest siis oli nagu soojem, muidu sa oled seal nagu see puhub on ju, siin kuivaks ja siis hakkab muidu külm on ju. Ma ei tahtnud nagu uuesti haigeks jääda. Aga jah, ühesõnaga käisin siis seal tännides ära ja siis põhimõtteliselt ega väga palju nagu mingit ootamist ei olnudki, et põhimõtteliselt kohe nagu enam-vähem läksime lavale, et seal pumpasin on ju, pumpamisega ka nagu ma tunnen, et ma oleks natuke võinud nagu varem alustada, aga Gleisis käisin ehk siis see on see nii-öelda viimane kiht, et tännil ongi esimene kiht on siuke õrn, siis teine kiht tuleb see nagu nii-öelda päris kiht ja siis tuleb veel siuke läige peale, et siis sa nagu läigid ilusti seal laval.
ja ma arvan, mul tänn oli tegelikult väga ilusti tehtud, ma olin nagu väga rahul sellega. Ja siis oligi nii, kui sa selle kleisi said, siis lähedki pumpama, ja seal ma tunnen, et ma oleks natuke võinud varem nagu pumpamisega alustada, aga kuna see lihtsalt läks kõik nii kiiresti, siis ma nagu, okei, ma peaks kleisi minema, davai, ma nüüd jooksen. Et ühesõnaga see kõik natuke nagu nihkus ja siis oli siuke segadus, et millal siis nagu päriselt algab, aga ma arvan, et see segadus on ja jääb alati. Ja siis oligi nagu nii äge, et näed, et seal need teised 2 tüdrukut, kuna oli ainult 3 tükki minu kategoorias wellnessis üldse, et siis oligi nagu selles mõttes nii äge, sest nagu sa tead, et medali saad igal juhul, siis ma nagu pumpasin seal, vaatasin neid teisi tüdrukut, naeratasin neile ja siis ma nagu korra tuli see võrdlemise hetk, ma nagu vaatasin nende vormi, ma nagu huvitav, kas nagu mul on parem või halvem, siis ma nagu kurat, neil on äkki parem, aga siis ma nagu ei, stopp, Laura, nagu me ei hakka isegi mõtlema selle peale, sest ma tean, enne lavale minekut hakata võrdlema ennast, see küll nagu väga tark mõte ei ole, Ja siis oligi nagu nii lahe, et ma nagu, ma ise nagu läksin rääkima nendega, sest ma nagu olen igast ägedaid nendes jutumärkides ägedaid jutte kuulen, kuidas tegelikult täiega pitchitakse nagu lava taga, et ma kindlasti ei taha see inimene olla, sest tegelikult iga inimene, kes seal lava taga on andnud endast nagu parima ja ma arvan, tegelikult nagu iga inimene väärib nagu medalit selle eest. Ja siis ma läksingi nagu rääkima nende tüdrukutega, et davai, kuule, et üliäge, et saame kõik medali, et proovisin nagu hoida nagu head nagu suhet nendega, sest minu arust nagu ma ei näe neid kui nagu konkurente või ma pean nüüd võitma neid või midagi siukest, see ongi nagu äge nagu olla ju koos laval. Aga selle üle ma olen küll ülitänulik, et ma ei pidanud esimesena lavale minema, ma olin nagu viimane, kes lavale tuli ja ma nagu okei, yes. Mu lucky number oli 42, mulle väga meeldis see number, hea number. Lõpus räägin, miks see on hea number. aga ütleme nii, et veits see lava, need esimesed sammud ma nagu tundsin, et ma lähen ülikiiresti ja siis meil oli nagu see võimalus, et me läksime kohe iWalki, mis tähendab seda, et iWalk on siis see nagu enda presenteerimine, et täiesti üksinda, et teised on kuskil seal nii-öelda kõrval, aga point on selles, et seda iWalki tegelikult ei hinnata, et see on lihtsalt see nii-öelda saad natuke lisalava aega ja teate, mul oli tegelikult iWalkis 3 positsiooni, mul oli nagu eespositsioon, tagapositsioon ja mu tugevam külg. Ja ma ei tea, ma läksin sinna lavale ja mingi tundsin ka ise, et nagu mega kiire sammuga, siis läksin sinna lavale ja siis ma mingid, mis ma nüüd tegema pean nagu, ja siis mul lihtsalt keha automaatselt tegi mingeid asju ja lihtsalt nagu tegigi eespositsioon, mu halvem külg, sest see on see nagu järjekord, kuidas nagu need veerandpöörded käivad, tegingi eespositsiooni, küljepositsiooni, ma nagu okei, juba läks pekki, teeme siis lihtsalt musi ja lähme küljele, kuigi mul tegelikult oleks veel nagu aega olnud, et seal nagu veel 3. positsiooni teha, aga ma nagu okei, nagu juba läks pekki, et las ta siis olla, lõpetame ilusa musiga ja that's it. Ja teate, mis oli nagu kõige ägedam on see, et nagu, sest algus mul oli täiega see error, et oota, kus on kohtunikud, sest võistlustel sa pead nagu kohtunikele otsa vaatama või selles mõttes on hea, kui sa nagu naeratad neile, sest nemad ju hindavad ja kui sa naeratad neile, siis sa nagu mõjutad neid ikka ja nagu positiivselt, Ehk siis nagu ja üli nagu äge oli see, et keskel vist oli peakohtunik ja ta naeratas mulle nagu esimese asjana ja ma nagu oh my god, nagu see just andis nagu nii hea nagu tunde, et selles mõttes nagu vaata, et kui see keegi sulle naeretab vastu, siis see nagu mõjutab hästi palju, et selle üle ma olin küll nagu üli tänulik ja selles mõttes siis okei, see iWalk läks nagu läks, ja eks seal natuke selline nagu segadus oli, et okei, et peale iWalki läksin siis sinna külje peale, see oli fine ja siis mul oli tunne, et see lavakohtunik ise ka ei teadnud, et kas mina siis nüüd lähen esimesena või siis need teised tüdrukud lähevad esimesena, ehk siis nagu mul tundus, et seal nagu korraldus poole pealt oli ka veits lapa, aga jällegi sellest ei ole mitte midagi, sest lõpuks hinnatakse ainult veerandpöördeid, ehk siis see, kui kõik nii-öelda 3 seisime seal lava peal
teed oma eespositsiooni, üks külg, tagapositsioon, teine külg, ees ja siis minek. Ehk siis selles mõttes nagu, et see on see kõige-kõige olulisem osa, kus sa seisad reaalselt kõrvuti teiste tüdrukutega ja see on see, kus see võrdlemine tegelikult hakkab pihta, onju. Ehk siis ma teadsin, et okei, et isegi kui mul see kõndimine läks ligadi-logadi, isegi kui see iWalk läks ligadi-logadi nagu jumala poogen, sest minu fookus on need veerandpöörded. Ja need tegelikult, ma küll videosid need selles mõttes ma olen nagu näinud, aga ma ei ole nagu sellise pilguga veel üle vaadanud, et kuidas mul nagu päriselt nagu läks, et kas ma kasutasin oma nii-öelda täispotentsiaali või siis mitte. Aga noh, tunne nagu, kui ma sealt lavalt tulin nagu reaalselt, ma olin nagu, oh my god, okei, nagu esimene emotsioon oli see, et okei, that was it nagu selleks, et kuradi ma 10 sekundit olla laval, ma nüüd nälgisin 6 kuud või? Okei, no thanks on ju. Et see nagu hetk reaalselt nagu, ma ei tea jällegi, kuidas vaatajatel on, aga mul oli küll see nagu siuke tunne nagu mingi 10 sekundiga ja lihtsalt nagu käid laval, tuled maha ja that was it. Et noh, väga hea, et me vähemalt saime seda iWalki teha, on ju. Siis muidu oleks küll ainult veerandpöörded, no reaalselt 2 minutiga oleks nagu asi läbi olnud, on ju. Et selles mõttes ma nagu, jah, see oli nagu see esimene emotsioon, aga siis ma nagu tegelikult oli täiega nagu äge, nagu nii nagu lahe, sest nagu üks põhjustest, miks ma nagu tahtsin ju lavale minna, oli see, et ennast päriselt nagu naisena tunda ja saate aru, kui sul on need nagu, mul oli maailma kõige ilusamad bikiinid, nagu ma olen nii tänulik, et mul on nii äge bikiinide tegija, siin väike reklaam, Joanna Helene Sürmus vist on ta, JHS. See on mul bikiini kotis on JHS, nii et selle järgi jääb mul meelde. Ühesõnaga, tema tegi mu bikiinid ja nagu ma saatsin talle pildi ja saate aru, nagu need tulid veel 10 korda ilusamad ja ma olen lihtsalt nagu need bikiinid, ma ei tea isegi, kas ma tahan kunagi elus nagu teisi bikiinisid endale, sest see värv ja kõik see on lihtsalt nagu, see on täpselt see, mis minu jaoks on naiselikkus. Ja eilsel päeval ma nagu olin nagu, ma ei ole vaata selline nagu naiselik naine, aga see oligi see põhjus, miks ma tahtsin lavale minna, sest ma tahtsin nagu vaadata, okei, kas ma suudan olla nagu päris naine, nagu päris naiselik, kogu see meik, kogu see nagu noh, seksikus on ju, mis sa tegelikult seal laval ju teed, et kas ma suudan olla selline naine. Ja saad aru nagu see tunne seal nagu laval ja see, kui ma sealt ära tulin ja see üldse, kuidas kogu see päev oli, ma nagu jah, see on täpselt see tunne, mida ma olen nagu tahtnud saada sealt, et ma lähen ja ma olen naine ja ma olen seksikas, ma olen meigitud, mul on soeng, mul on mega ilusad bikiinid, nagu kogu see, et olla nagu nii naiselik ja olla tegelikult nii naisenergias, sest noh, see kõndimine ja kogu see flirtimine seal nende kohtunikega, sa pead ju nagu naeratama ja olema, see on nagu lihtsalt ja samas, mis on nii naljakas, sest noh, tegelikult kogu see lihaste ehitamine on ju nii meesenergia, aga seal laval sa oled küll nagu full naine lihtsalt. Ja see on nagu nii nagu, teate, ma juba enne otsustasin, et ma tahan kindlasti veel lavale minna, aga peale eilset päeva ma nagu tavai, me teeme kõik võistlused, mis me nüüd saame teha. Ehk siis nagu peale eilset ma olin nagu tavai, ma lähen Riiga ka nagu, sest see oli siuke küsimärgi all, et kuidas ma nagu ära taastun, aga ma olen nagu tavai nagu tissisid, nagu ma armusin sellesse sporti nagu veel 10 korda rohkem ära, sest ma olen nagu, ma ei tea, nagu ma ise sain sealt nii nagu hea tunde ja ma tahaks, et see tunne, mida mina seal eile laval tundsin, et nagu reaalselt iga naine saaks seda võimalust sellist tunnet tunda. Et nagu, issand, ma hakkan nutma siin. Sest eriti nagu, kui sa oled üles kasvanud, noh, ma olen hästi palju üles kasvanud selline nagu, no ma lapsena ka, ma ei mängi mingi barbidega, ma olen kogu aeg see, kes vennaga mingi võitles on ja mingid siuksed, ma olen hästi ja noh, riided ka nagu, noh, kuna mu emps ei ole ka siuke tibi on ja, siis mul ei ole kunagi sellist nagu hästi tugevat nagu naisenergiat olnud. Ja noh, töö mõttes ka, ma olen ju kogu aeg teen nii eelmistes töökohtades kui ka praegu enda äris ja tegelikult ma olen boss on ja ma nagu kogu aeg olen nagu teiste jaoks nagu olemas ja siis nagu see hetk, kui
no vot, et ühesõnaga see hetk, kui see ongi nagu päriselt oled lihtsalt sina ja sa näed, et sa suudad olla ka selline nagu naiselik naine ja seksikas ja ilus ja meigitud ja nagu tibi, aga samas nagu olla ikkagi nagu omamoodi inimene, et ma ei tundnud, jah, okei, ma olin väga meigitud ja ma ei olnud nagu mina ise, aga ma ikkagi sisemiselt täiega tundsin, et ma olen nagu mina ise ja kõik see nagu, sellepärast mulle need bikiinid nii meeldivadki, sest need ongi täiesti nagu minu, see on minu värv, see on minu bikiinid, need sobivad mulle lihtsalt nagu nii hästi. et ühesõnaga, ma ei tea, see tunne lihtsalt oli nagu mega ja ma loodan, et iga naine tunneb seda tunnet. Te ei pea selleks lavale minema, ilmselt on mingeid teisi viise ka selleks. aga minu nagu tassikene sai täiega täidetud eile ja ma arvasin, et ma olen täna mingi hull väsinud, aga saad aru, ma olen lihtsalt nii täis energiat, mulle lihtsalt nii meeldis see eilne päev ja ma olen nagu nii nagu tänulik, et kogu mu nagu meeskond, mis mul siin taga on ja mitte ainult meeskond, vaid nagu oh my god, nüüd ma hakkan ikka täiega nutma et kõik mu kliendid nagu täiega mingi toetasid, kirjutasid, soovisid mulle palju edu ja et mul läheks hästi ja ka kõik, kes mul Instagramis kirjutasid, et nagu, et ma tunnen, et jah, ma tegin seda hästi palju iseenda jaoks, aga samas nagu ma olen nii nagu vaimustuses, kui palju mulle reaalselt nagu kaasa elavad ja nagu see annab nii palju nagu energiat ja nagu tahet veel nagu paremini teha, aga ka nagu ma ei tee seda nagu välise selle nagu poole pealt, vaid nagu ma tunnen ka sisemises, kui palju nagu potentsiaali mul veel on. et see ongi hästi naljakas, et ma käisin seal laval ära. Fun fact, siis tuldi mulle, mul oli nabaneed sees laval, siis tuldi mulle ütlema, et kuule, et sul oli nabaneed, et seda ei tohi olla, onju. siis ma nagu okei. ja siis öeldi, et selle eest saab miinuspunkte. siis ma nagu ja siis mul nagu tekkis see hetk, kus ma olen korraga nagu, ma hakkan nutma kohe, sest see on lihtsalt nagu nii loll viga ja ma ise mõtlesin korra nagu küsida treeneri käest, aga ma ise ei tulnud selle peale ja keegi teine ei öelnud mulle ka, et ei tohi olla, onju. aga siis ma olen nagu, et okei, aga tead, võib-olla pidigi siis nii minema, et noh, tõesti, ma nagu hästi lähedal olin sellele nutule, sest ma nagu, kurat, see on nii loll viga ja kui ma nüüd sellepärast ei võida nagu see, et kui ma sellepärast nüüd saan miinuspunkte, siis nagu see on nii tobe viga lihtsalt, aga siis ma nagu rahustasin ennast maha, et okei, ma niikuinii ei saa seda enam muuta. nagu on, mis on. ja täna noh, see päev oligi selleks, et testida kõike. järgmine kord ma tean Eestikatel, mis mul on minu jaoks jällegi olulisem võistlus ja Euroopakatel, ma jälle tean, et okei, et ei tohi olla, et võtan välja, onju. ehk siis et eesmärk ongi ju iga võistlusega olla parem, onju. ja noh, järgmise võistluse siis tean, et nabaneeti ei tohi olla ja kui see, ma oleks täiega kurb olnud, kui ma nüüd tõesti sellepärast ei oleks võitnud. aga jällegi ma nagu olin nagu, ma ei saa seda enam muuta, ma juba käisin laval, ma ei saa uuesti lavale minna. on, mis on. kohtunikud tegid juba oma otsuse, kui nad hindavad, et see on nii suur viga ja võtavad mul nii palju punkte maha selle eest, siis on nii. aga jah, ehk siis ma lõpuks ikkagi ei nutnud ja lihtsalt naersin selle üle, ma nagu okei, whatever, kui see on see nagu tobe viga, mis pidi juhtuma, siis nii on. aga noh, peale seda läks tegelikult hästi kiiresti, et siis olidki järgmised ja noh, siis põhimõtteliselt enam-vähem oligi juba autasustamine. ja nii naljakas on see, et noh, siis kutsuti meid nagu kõik sinna taha, onju, sest noh, 3 tüdrukut, kõik said auhinna, onju. ja nagu see on nii naljakas, sest vaata, see sport on hästi subjektiivne, onju, seal ei ole nagu õiget ega valet lõppude lõpuks. ja nagu kuni lõpuni välja ma olen nagu, ma ei tea nagu, kas ma ikka võitsin või äkki need teised olid ikkagi paremad, onju.
ja noh, ma vaatasin küll videode pealt peale enda nagu esinemist nagu ära, onju, et ma olin nagu okei, ei, mul ikka on rohkem lihasid kui neil, aga ikkagi kuni nagu viimase hetkeni ma olin nagu, ma ei tea, võib-olla nad ikkagi, ma ei tea, otsustasid, ei, Laura ei ole nagu parim, onju. aga siis nagu, kui ma sain aru, et okei, ma nüüd päriselt võitsin, siis ma nagu ma ei tea, ma vist siiamaani nagu ei saagi nagu sellest aru ja sealt me tuleme kohe ka nagu nende emotsioonide juurde, et mis mul selle võidu osas tegelikult siis olid, aga ühesõnaga nagu jah, ma siis võitsin need võistlused. Ja tegelikult noh, nüüd tagantjärele mõeldes, no kui ma ikkagi nagu noh, kuna seal käib see võrdlemine ja kui ma nüüd ratsionaalselt vaatan peale sellele, siis ma nagu jah, okei, tegelikult see oli suht kindel võit, sest lihtsalt ma olin nagu, üks tüdruk oli nagu, ei olnud piisavalt kuiv, tal oli lihtsalt nagu noh, ma arvan isegi tegelikult ta võiks olla pigem bikiinides ja siis kuivem ja teisel lihtsalt noh, ei olnud nagu nii palju lihasmassi nagu minul ja proportsioonid olid nagu paigast ära. ehk siis tegelikult noh, see oli suht sihuke kindel võit, et seda ütles päris mitut mulle ja ise vaatasin ka videost järele, ma nagu okei, tegelikult ikka oli, onju. ja see ongi nagu see, mis mul nüüd selle eile, kui me sõitsime tagasi sõbranna ja mehega, et mis nagu panigi nagu mõtlema, et nagu kurat, nagu see oli nii kerge võit. Vaata, mulle ei meeldi kerged asjad. Et noh, või noh, tähendab, esimene emotsioon peale seda oli see, et oh my god, ma vist ei ole mitte kunagi elus esimese koha saanud. Ma olen alati nagu olnud väga-väga hea, aga nagu kuskil võistlusel ma ei ole mitte kunagi esimese koha saanud. Ja siis oli ikkagi see nagu happy tunne. Aga siis, kui me sõitsime tagasi, siis ma nagu, et aga nagu kelle vastu ma nagu võistlesin. Et noh, kui see oli nii selge, siis nagu kas ma ikka võitsin nagu. Ja see on nagu nii naljakas, kuidas ma jälle nagu, noh, ma kipun seda tegema, aga ma jälle nagu tegin ennast mingil määral nagu maha, et see ei olnud ju nagu päris võit, sellepärast, sest noh, kelle vastu ma nagu võistlesin. No see on ka see, miks ma ütlen, minu jaoks Eesti võistlused ei ole üldse olulised, sest ma olen päris kindel, et ka eestikatel tegelikult ei ole nagu nii piisavalt suur konkurents, et ma nagu päriselt nagu võistlen nagu, et noh, jällegi you never know, kes sinna tuleb, on ju, ma ei ole nagu liigselt nagu selles mõttes, ma ei lähe sinna egoga, aga ma lihtsalt ootan, et Euroopakaid, sest siis on see hetk, kus ma nagu, seal on päriselt nagu iga riigi nagu parimad ja ma päriselt saan nagu võrrelda ennast ja nagu ma tean, et ma Euroopakaid ei võida ja see on jumala fine, sest ma ei tahagi võita, sest ma tahan nagu veel paremaks saada, aga ma lihtsalt tahan ennast võrrelda inimestega, kes ongi nagu päriselt nagu täiega vormis ja vaadata, et okei, kus mina pean veel arenema. Sest vaata, kui sa kergelt võidad, siis nagu noh, mul oligi eile õhtul see, et no, aga kuhu siis ma saan veel edasi liikuda, onju. Mulle meeldib, kui keegi on minust parem, sest siis nagu ma tean, kuhu poole ma pean liikuma. Aga nüüd on see, et okei, selles mõttes jällegi võistlused on veel ees, et ma saan selle kindlasti, aga seal tekkis mul see tunne, et noh, ma ei tea, suht mõttetu võit nagu. Et selles mõttes, aga siis mul support tiim ütleski, et jaa, et vahet ei ole, et kes sul seal kõrval oli, aga sina andsid ikkagi omalt poolt parima ju. Ja sina ju ikkagi tegid kogu selle teekonna läbi ja ma nagu okei, jah, Laura, mõtleme jälle ümber selle võidu. Ma nagu andsin parimad ja teised tüdrukud andsid ju ka oma parimad, ehk siis nagu selles mõttes oli ikkagi hea võit. Et ühesõnaga jah, see siis selle võidu koha pealt. Nii et ja nüüd ongi see, et ikkagi lasen ennast tähistada. Treener andis free meal'i ja teate, nii naljakas, kui see ka ei ole. Reede õhtul mul mees tellis veel pitsat endale ja ma vaatasin seda pitsat, ma nagu, ma ei taha seda nagu. Ma mingi täiega charge isin teda ka, ma nagu, see ei näe isegi hea välja, et kuidas sa saad seda süüa. Ja nagu nüüd ongi see, et free meal'ina ma võtangi oma kuradima steigi, mida ma olen nagu tahtnud, onju. Mees teeb meile ja nagu ma nii ootan nagu seda puhast toitu ja lihtsalt suuremat nagu kogust.
aga reaalselt nagu null isu mingi pitsa järgi, kui ma mõtlen mingi pitsa peale ja sükest asjade, ma nagu, ma üldse ei taha nagu, et nagu ka magusad, saad aru, ma hommikul isegi mõtlesin, et teeks midagi muud oma selle hommikuse pudru asemel, et noh, ma saan samas koostisainis teha ju endale pannkooke. Ja siis ma nagu korra mõtlesin, siis ma nagu, ei, ma tahan ikka oma putru. Ja ma nagu nii kaifin oma toitu lihtsalt, et ma ei tea, ma ei tahagi midagi muud, mis on hästi nagu naljakas. Nii et jah, ühesõnaga, ma arvan, ma enam-vähem vist võtsin selle päeva nagu kokku, mis ma sealt kõige rohkem sain või mis ma järgmisel korral teen paremini, ongi see, et varem hakata pumpama, soojad sokid, sest eile ma ei pidanud pikalt ootama, aga noh, jällegi järgmisel võistlusel ma äkki pean pikemalt ootama ja mul ei hakanud ükski kord nagu väga-väga külm, jahe oli, aga mitte nagu külm. Et aga järgmisel korral kindlasti soojad sokid kaasa, et praegu mul oli ainult plätud ja hommikumantel on mugavam, aga samas mul oli siuke kerge pusa, mis tegelikult hoidis rohkem soojust, nii et see oli nagu iseenesest fine. Ja siis üks asi oli mul veel, mis ma tahtsin paremini teha. Mul ei tule praegu meelde. Ja noh, siis vaatame lihtsalt, kuidas vormiga on, et mis seal nagu paremini teha. Aga noh, seal lihtsalt ongi see, see on see, et rahulikumalt liikumine, kindlasti rahulikumalt ja nagu võtta see aeg ise endale. Et jah, aga noh, ütleme niimoodi, et tegelikult ma arvan, ma ikka olen uhke endale, sest mis sest, et nagu see oli algajate võistlust, ikkagi ma ju pidin pingutama, et ma ei saanud sinna minna mingi poolkõvalt ja ma olen hästi tänulik selle kogemuse eest ja noh, tüdrukud ka, kellega ma seal olin, et nad tulevad eestikatele ka, mis on üliäge, et siis näeme nagu uuesti. Et ma nagu hästi proovin mitte nagu, noh, kuna ma tean, et selles spordialas on noh, üldse Eestis, teate, ühesõnaga on hästi palju nagu pitchimist ja kõik seda ja ma olen lihtsalt nagu, miks nagu, ühesõnaga, ma täiega ootan neid tüdrukuid jälle ja see oli ka nii naljakas hetk, mul oli nagu nii halb tunne, kui oli autasustamine. Ja siis on niimoodi, et noh, on seal need, kes auhinna annavad, Ott Kiivikas ja mingi teine naisterahvas veel, on ju, teed seal pildi, siis on kolmekesi pilt, on ju, ja siis on ainult võitja pilt. Ja nagu mul oli nii kahju sellest tüdrukust, kes sai teise koha, sest noh, ta oli venekeelne, noh, me juba enne rääkides, ta oskas nagu väga okeilt eesti keelt, aga siis öeldi, et okei, et ainult nagu võita, on ju, ja siis ta jäi seal seisma ja ma nagu, okei, ma ei taha nagu, et inimesed, noh, ma ei taha, et nagu kinni hoitakse, sest noh, seal on ikkagi suht tempo nagu peale, on ju, et noh, mis me nagu raiskame aega, on ju. Ja siis ma olen nagu, et okei, kas ma ütlen talle nüüd, et jõu, nagu mine ära nüüd või mitte, on ju. Et sest ma olen nagu, et noh, see on siuke vits nagu ego, et jõu, kuule, et ma nüüd võita ainult, et mine ära nüüd, et ma tahan üksi pilti, on ju. Aga samas ma olen nagu, et okei, aga ta on venekeelne, et äkki ta lihtsalt nagu ei saanud aru, on ju. Ja siis ma nagu olin nagu, kuule, et nüüd on ainult võitja pildile, on ju, sest ta lihtsalt nagu ei läinud ära ja ma nagu, oh my god, kas ma ütlen, ei ütle, siis ma nagu, okei, hoiame aega kokku, et ma ütlen talle, on ju. Et see oli ka siuke naljakas lugu. Ja siis jõudsime põhimõtteliselt juba Tallinnasse ja saate aru, mul tuli meelde, et mul jäid saapad Pärnusse, sest ma läksin nagu, noh, kuna mul oli kogu see tän peal, ma ei tahtnud enda saapaid jalga panna, sest noh, kuidas ma need saapaid seest poolt nagu puhtaks teen ja ma olen nii piisavalt tark, et võtta ka valged sokid panna jalga, on ju. Ja siis need saapad jäid mulle Pärnusse ja see tuli mul meelde nagu 10 minutit enne seda, kui me jõudsime põhimõtteliselt Tallinnasse. Ma nagu, no jah, et küll ma neid kuidagi siis kätte saan. Vot, no aga mis mulle see kogemus nagu võib-olla õpetas, siin ChatGPT-l on ikka päris head küsimused, et mis mulle see õpetas on tegelikult, ongi 2 asja, ma arvan. Esiteks, ma nii kaifin seda, ma nagu veel rohkem armastan seda sporti, no reaalselt nagu ma juba oma klientidega nagu nii ootan, kui ma saan ise võistlejad ka nagu õpetada ja teha, noh, mul siin vaikselt juba neid tekib, on ju,
et kuna ma tean, et see niikuinii võtab aega ja ma siin suvel võtangi järgmised koolitused, asjad, et päriselt teha nagu seda asja korralikult ja hakkan ka oma treeneriga koostööd tegema selles osas, et siis ma saan ka võistlejat nagu ette valmistada, sest ma tõesti nagu nii nagu kaifin seda ja ka kogu see eilne päev nagu ma lihtsalt niimoodi nautisin ja minu arust see on nagu see kõige-kõige olulisem, sest mida me stressame ennast nagu milleks nagu sa valmistud ju ette selleks, et nagu nautida seda, noh, elu on niigi stressirikas, mis sa veel lisad endale stressi ja ma nagu tõesti tundsin, et ma nagu 100% nautisin igat hetke ja mulle sõbranna hiljem rääkis, et issand, et nagu noh, meil kogu see koostöö ka nagu läks nii hästi, tema vaatas mul meigi üle, tegi mul lõpus veel huuled üle ja kõik see, et nagu noh, see oli nagu perfect match lihtsalt, mees aitas tassida, see oli tema ülesanne ja hoolitses mu vanemate eest ja noh, tõesti kõik nagu nii nagu sümbioosis lihtsalt toimus. Kõik teadsid kogu aeg, davai, Laura, nüüd on see, sest ma nagu valmistasin nad ette ja siis mul sõbranna hiljem rääkis, et kuule, et väga hea, et meil oli nagu nii chill ja nii nagu happy, et seal vahepeal mingid treenerid, noh, siuke pool karjusid teiste peale või noh, võistlejate peale, et umbes, et ei lähe vetsu nüüd, on ju. Siis ma nagu, ma ei tea, ma käisin ühe korra vetsus ja oma topsikesega vetsus. Muide, kurat, nagu see oli ikka väga raske, sest ma pissisin nii palju, ma pidin vahepeal seda nagu jälle, noh, tühjendama, ütleme niimoodi. Siis ma nagu, noh, ma teadsin, ma tahan ainult ühe korra enne lavale minekut pissida, et lihtsalt nagu, et ma ei viitsi seal nagu mitu korda käia, et siis ma nagu kannatasin nii kaua, kuni oli nii-öelda põhimõtteliselt viimane hetk enne nagu, noh, mitte päris, aga noh, et ma teadsin, et okei, et isegi kui ma nüüd natuke juurde joon, et ma ei pea uuesti pissile minema. Ja siis tuli seda lihtsalt nii palju, ma nagu, fuck, mida ma nüüd teen, nagu kuidas ma teen seda? Ühesõnaga, see oli ikka väga naljakas. Et aga noh, ühesõnaga tõesti nagu kogu mu meeskond, kes mul oli nagu tipp-topp, vanemad hoidsid koera, kuni nemad siis hakkasid sõitma, noh, kõik see nagu, noh, ma olen tohutult tänulik, et mul on selline nagu meeskond olemas, kes nagu läheb minu hullustega kaasa ja toetab mind ja mulle tundub, et neile ka väga meeldis, et noh, kui ma küsisin, kuidas meeldis, et siis nad ütlesid, ja, et võib ikka järgmine kord ka tulla. Ja siis kõige armsam oli see, et üks jälgija tõi mulle ka lilli ja ma nagu appi kui nummi, nagu nii lahe lihtsalt. Nii et ühesõnaga ChatGPT siin küsib veel, et mis oli kõige raskem hetk terve päeva jooksul. Tead, ei olnudki midagi rasket, nagu päriselt ma lihtsalt nagu, ma ei tea, nii nautisin. Nii et jah, ja siis autoga koju sõites tekkis küll mingi hetk nagu täiega siuke väsimus, aga see on fine, sest ma arvan, et see adrenaliin tegelikult, noh, ikka on nagu adrenaliin sees, peabki olema, kurat, see on võistlus, on ju, kui sul adrenaliini sees ei oleks, siis oleks ka midagi valesti, on ju. Et aga ta oli hästi siuke nagu üli hea tase, lihtsalt ei olnud liiga kõrge, liiga madal, ma nagu davai, let's do this, pumpan sealt, tunnen, kuidas läheb lihas punni ja nagu nii äge lihtsalt ja õhtul ka siis noh, pesin kõik maha ja üllatavalt hästi tuli tegelikult see tänn maha, kuigi hommikul ma vaatasin, et okei, tegelikult ikka seda korralikult veel on. Käisin 2 korda pesus, siis ma käisin vannis niimoodi, et ma vannis nagu skraabisin ennast, on ju, selle piilinguga ja siis noh, nüüd tuleb iga päev lihtsalt kreemitada, sest 2 nädala pärast on uued võistlused ja siis tuleb jälle nagu selle naha nagu maha koorida. Nii et ühesõnaga, teate, ma loodan, et te saite siin nagu aimdust, kuidas kogu see päev nagu välja näeb. Võib-olla ma siin, kuna mul järgmistel võistlustel on, Euroopa võistlustel on veel üks abikäsi, et siis võib-olla seal saame teha sellise nagu kogu nagu päeva filmimise, sest ma tegelikult tahaks seda lihtsalt endale mälestuseks ka ja teile ka näidata, et kuidas siis siuke võistluspäev nagu päriselt välja näeb, sest sa noh, kogu aeg kuuled ja kõik see, on ju, aga noh, teine asi on see, et noh,
päriselt kõiki neid nüansse nagu kaasa või näha ja kaasa elada ja olla. Et ühesõnaga, ma vist nüüd lõpetan. Ma lihtsalt ütlen seda ka, et ma tõesti tunnen, et vahet ei ole, mis koha sa tegelikult lõpuks saad. Ma nagu tundsin, et kõik need tüdrukud ja kõik need mehed, kes seal eile lava taga olid nagu nii võimsad inimesed, nagu nii lahe lihtsalt, et sa nagu vahet ei ole, kellel vahepeal on võib-olla dieediga lapanud ja kõik see, aga see inimene on ikkagi sel hetkel oma parimat andnud ja see on minu arust nagu kõige olulisem, et kõik, kes seal eile lava taga olid, nad nagu väärivad medalid, sest nad kõik andsid oma parimat ja lõpuks nagu ühes eelmises podcastis ka nagu küsite, et kuidas ma nii enesekindel olen, et ma võidan ja mis siis, kui ma ei võida? Kui ei võida, siis ei võida, aga mina nagu ka nüüd eestikatel, kui ma ei võida nagu so what? Nagu siis ongi koht, kuhu areneda. Olekski võib-olla igav, kui ma kohe võidan nagu. Sest nagu ma ikka nagu täiega kaifin seda arengut ja nagu ma ütlesin treenerile ka täna hommikul, et sa ei saa nii kergelt minust lahti. Ja oh my god, mu treener ka, ma pean ju sellest ka rääkima, saad aru, ta on imeline inimene, see on ikka täiesti julm, kui nagu äge ta lihtsalt on ja nagu see, kuidas ta kaugelt, ta on ju täiesti online'is, ta pani mul kõik ajakava paika, aga muidu kogu aeg lihtsalt WhatsAppi teel suhtlesime, küsis, kuidas sa tunned ennast ja nagu oli 24/7 olemas ja ma olen lihtsalt nii tänulik, sest nagu ja ta vaatas mu laivi ja täiega cheeris ja siis sõbranna saatis talle vahepeal pilte, nad vahepeal seal omavahel suhtlesid ja siis nagu see oli nii nagu lahe lihtsalt see, kui nagu treener ka täiega nagu usub sinusse ja nagu elab sulle nii nagu kaasa ja teate, ma olen ikka nii õnnistatud nende inimestega mu ümberringi. Ja ma olen nagu päriselt täiega tänulik nagu kõikide ja sealhulgas ka sinule. Tõesti nagu, ma ei tea, elu on nii äge ja ma veel teen asju selles spordialas, nagu ma olen nii valmis. See nagu Ein andis mulle lihtsalt retsit motivatsiooni, et davai, see on minu spordiala, ma nii kaifin kõike, ka seda dieeti, ka neid raskeid hetki, aga nagu mulle nii meeldib see, milliseks inimeseks see teeb mind ja mida ma nagu kõike enda kohta õpin ja ka kehade kohta ja üldse nagu, siuke kaif lihtsalt. Ja ma arvan, selle mõttega me võimegi lõpetada. Ehk siis, kui sa tunned, et sa said mingit inspiratsiooni, mingit mõtteid juurde, kui sa tunned, et sa tahad ise kunagi ehk lavale minna, sest usu mind, see on pikk protsess, see ei ole mingit tavai järgmisel aastal lähme, sest sa tahad ikkagi nagu head vormi sinna lavale tuua. Et siis võta vaikselt minuga ühendust, sest usu mind, ma hakkan vaikselt selliseid naisi ette valmistama, et oi Pekki, sa ei usu ka, et millised naised sealt tulevad. Ja ma nii ootan seda. Sest ma arvan, et üks asi on see, kui ma ise käin võistlemas, aga teine asi on see, et kui ma näen nagu kedagi enda klientidest seal laval, ma arvan, et see on nagu, mul juba praegu tulevad pisarad silma. Ühesõnaga, ma rohkem sind kinni ei hoia. Tohutult tänulik ja siuke emotsioon ikka eilsest. Ja aitäh sulle, et sa oled olemas. Ja näeme siis järgmistel võistlustel. Ma arvan, et võib-olla siis teeme ka uuesti mingi recapi ja jagan enda mõtteid. Igal juhul olen sulle tänulik ja ole hea, jaga see episood mõne sõbrannaga, et kas võib-olla on mõelnud minna lavale, tahab natuke kuulda, mis need emotsioonid on või siis on just mõelnud, et ei, see üldse ei ole midagi tema jaoks või siis spordiala üldse ei ole midagi tema jaoks. Et siis jaga ka siis talle seda ja järgmise korral. Ciao!